Tänapäeval on D-vitamiin muutunud väga populaarseks teemaks. Arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et suurem enamus Eesti inimesi teab, mis asi on D-vitamiin. Kuid milline on doktor Rips teie andmetel olukord Eestis ja mujal maailmas D-vitamiiniga? Jah, et see on tõsi, et D-vitamiin on ikkagi väga tuntud kõigi jaoks ja kõhklematult, kui kellegi käest küsida, siis seda teatakse väga hästi. Aga millegipärast ei teata, kuidas nii-öelda küsitaval endal seis on. Et tegelikult võib-olla küsija teab, aga selle käest, kelle käest küsiti, tema lihtsalt ütleb, et jah, tean küll, mul on kõik korras. Ma olin suvel näiteks maal, et mul on kõik hästi. Aga ei pruugi need asjad nii lihtsad olla ja tegelikult see teadmine, et D-vitamiin on olemas, ei pruugi olla see, et mul endal on seda olemas. Ehk siis minu kehas ei pruugi seda olla, aga sellest teadmisest ei piisa. Ja tegelikult üle maailma on need uuringud tehtud, mis on suhteliselt sarnased, ehk siis tegelikult on maailmas teadlikkus olemas, aga inimestel ikkagi on D-vitamiini puudulikkus ja see on tegelikult mõnes mõttes võtnud väiksemal määral pandeemia mõõtkava, ehk siis sellest räägivad paljud spetsialistid, aga lahendust kuidagi ei paista. Aga mis on sellise globaalse defitsiidi põhjuseks? No, kindlasti muutunud elustiil, muutunud harjumused, toidulaua muutused tööstiilis, palju füüsilist tööd, välitingimustes asendunud töödega siseruumides ja muidugi ka väga paljudel juhtudel kindel teadmine, et minul on ju kõik korras. Et mul ei saa ju midagi viga olla, sest ma ei tunne ju ennast halvasti. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh teile ka!